tere taas teadushimmel raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna seikleme kodustes tingimustes, nii et asumegi kohe vaatama, kuidas valmistada endale miksrit. Teeme kooki. Teie esimene ülesanne on valmistada besee. Selleks on vaja munavalged vahustada. Aga teil on puudu mikser ja sellepärast peategi valmistama visplile mehaanilise ülekande. Võistlejatel on aega 1 tund, et visplit kuidagi täiendada, et see vispel käiks väga kiiresti ringi. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Hea mikser on selline, mis kasutab kogu liikumisenergia ilusti ära. See tähendab seda, et kui mul on vispel ja ma seda käega keerutan 1, keeran kätt tagasi, 2, siis kõik see tagasikeeramise aeg läheb raisku, sest et vispel samal ajal tööd ei tee. Ehk siis palju parem on, kui ma hoian sellest kinni, keeran edasi ja keeran tagasi. Või käte analoogia puhul siis keerutan edasi-tagasi. Oluline on teada, et võistlejatel oli otseselt käega vispli käitamine keelatud. See tähendab seda, et pidi olema mingisugune mehaaniline ülekanne võistleja käe ja vispli vahel. Niisama käega seda keerutada ei olnud lubatud. Kõik võistlejad lähenesid ülesandele väga õigesti. Tuli leida viis, kuidas see sama vispel panna võimalikult kiiresti edasi-tagasi pöörlema. Kohe tärgatab pähe, et võiks sellise vibutaolise mehhanismi teha. Siin on nöör. Ja, siit on läbi, okay. Ja siis siin on nagu vibu. Ja. Nii punased kui ka rohelised otsustasid kasutada vibu lahendust. See tähendab seda, et nad tegid endale puidust ning nöörist vibu, umbes sellise, ning seejärel keerasid vibu nööri ümber visplivarre, umbes sedasi. Kui nüüd vibu edasi-tagasi liigutada, siis tahab vispel hakata pöörlema. Seda näen ma ka vastupidisest tegevusest, kui ma keerutan visplit, siis liigub ta mööda seda vibu nööri ühes suunas ning teises suunas. Kuid selle jaoks, et selline lahendus toimiks, tuleb ka vispel fikseerida. See vibunöör on ümber vispli ühe korra ja siis me hakkame seda liigutama justkui vasakule paremale. Sealt läheb paremini. Ta liigub. Kõik võistkonnad kasutasid oma vispli fikseerimiseks puitlatti, mis jooksis üle kausiserva. See lubab vispli fikseerida ühest punktist. Kuid kui mul on vispel või veel lihtsustatumalt lihtsalt üks pulk ja ma fikseerin selle ühest punktist, siis niipea, kui ma üritan sellest punktist seda edasi-tagasi liigutada, isegi kui see vibu proovib teda pöörlema panna, siis hakkan ma paratamatult seda pulka ka väänama. See tähendab, et suur osa minu tehtud tööst läheb selle pulga edasi-tagasi kõigutamisele, mitte aga selle keerutamisele. Selle jaoks on oluline vispli telg veel vähemalt ühest punktist fikseerida. Nii punased kui rohelised kasutasid selle jaoks plaati, mille nad surusid enda vispli telje peale. Ühest küljest aitab see vispli telge fikseerida, kuid teisalt lisab hõõrdumissüsteemi, mis tähendab, et taaskord läheb osa kasulikust tööst raisku lihtsalt selle peale, et soojendada seda pealmist plaati või siis, nagu me roheliste puhul nägime, ka seda lihtsalt läbi puurida. Davai, teeme ära. Õhtu saab kooki. Kuna hõõrdumine on suur, siis vispel lihtsalt kuumeneb üle ja hakkab vineeri põletama. Kas läks läbi siit? Ai. Ma arvan, et meie mikser on parem tule tegemises. Palju parem oleks kasutada 2 puitplaati, mille vahelt siis vibuga pulka ringi ajada. Või siis analoogiliselt võime vaadata siniste lahendust. On üsna väsitav isegi. Ma ei arvanud, et see... Ka sinised fikseerisid oma pulga ühe tasandiga, kuid nende käitamismehhanismis tõmbasid nöörid telge võrdselt 2 eri suunas. Selle tulemusena ei sikutatud vispli telge kummalegi poole viltu. Ka meie poolt eelnevalt testitud lahendus sarnanes kõige rohkem sinistele. Meil oli selle jaoks pikk pulk, üks puitliist, mis sai mööda seda üles-alla liikuda ning selle pulga alla kinnitasime vispli. Lisaks on selle pulga ümber ka hulgaliselt raskusi. Need toimivad justkui hooratas, mis tähendab seda, et kui me juba kord tõmbame vispli hooga käima, siis kui ka need raskused kaasa pöörlevad, on teda palju raskem peatada. Mis tähendab seda, et kui meie nöör on ühes suunas täielikult lahti keritud, siis hoorata inerts aitab nööri teises suunas väga lihtsa vaevaga üles kerida ning nii saamegi mitu korda järjest miksrit käitada. Veel võime tähele panna, et meie miksril on küllaltki pikk pulk.
pika pulga eelis on see, et sinna ümber saab lihtsa vaevaga kerida rohkem nööri, mis tähendab, et üks miksri pöörlemistsükkel on palju pikem kui lühikese pulgaga miksril. Mine otsi nüüd ka ise kapist Vispel ning proovi välja mõelda, kuidas teeksid sina sellele mehaanilise ülekande ning anna teada, kui kaua kulus sinul munade vahtu kloppi.